tere, mu hea valguse tooja kanali kuulaja, vaataja. On juhtunud nii, et natukene jääb vahesid sisse, aga ilmselgelt on kõigil nii palju tegemist ja olen hetkel nii-öelda kuujuhiste, kuidas ma siis ütlen, lainel. Ehk siis, kui enne vaatasime noorkuu sõnumeid ja väga võimas portaal oli, ma loodan, et kõigil on see kulgenud väga edukalt, siis täna me vaatame täiskuu taipamisi armastuses. Ja vaatame hästi põhjalikult ja ikka ja alati ma julgen öelda, et armastus on loomulikult nii paarisuhte kui suhte osa, mitte ainult paarisuhte, vaid kõike, mida me teeme, kõik, kellega me suhtleme. Parim viis, kuidas seda teha, on teha armastusega. Nagu ka süüa näiteks. Kui ingredient ehk koostisosa toidus on puudu selline oluline nagu armastus, siis ilmselgelt ma usun, et kõik on seda kogenud, et see toit ei ole poolt ka nii maitsev kui armastusega valmistatu. Nii et selline pisike sissejuhatus ja teen põhjaliku ladumise, võtan erinevatest oraaklitest, kaardipakkidest, ka kuldse taro olen pannud valmis, et juhul kui mul peaks olema abi vaja selgitusi juurde küsida. Nii et hästi põhjalikud täiskuu taipamised teeme siia algavasse aasta lõppu ehk siis kalendriaasta lõppu, mis siis vaimsetel inimestel tegelikult ei ole iseenesest väga oluline tähtaeg, küll aga me oleme harjunud võtma kalendriaasta lõpus kokku sündmusi ja vaatama siis, millised on need taipamised, mis on tehtud, mis teoksil ja kuhu liikuda. Ja 3 grupis teen põhjalikult. Esimene grupp on siis meil see 2 südamekese, ma võtan siit ühe väikese, et see on siis 2 südamekese ahaadi ja roosa kvartsi 2 südamekest, see on siis see grupp. Teine on juura oraakli grupp. Siin on ilmselgelt rohkem peidus kui ainult see 1 raamistatud süda. Ja siis on 2 šokolaadi südame kommi. Ehk siis teine grupp on juura oraakli grupp, sisemise tarkuse grupp ja 3 on siis maiasmokad ehk siis kommigrupp. Võt tinglikult me võime seda nii nimetada, aga loomulikult see ei ole seda mitte selles mõttes, et nimeta kuidas tahad. Sina, hea vaataja, lihtsalt vaatad ja tunnetad, mis sind kõnetab nendest. Ja selle grupi sa loomulikult ka valid. Ja mina praegu panen siis kõrvale 3. grupi. Nii. Panen kõrvale 2. grupi. Ja alustan ei millestki muust kui esimesest grupist, esimesest variandist, milleks on siis meie kristalligrupp ehk siis roosa kvarts ja lillakirju ahaat. Ja ta on isegi ahaat geood, kui me täpsemad oleme. Nii, aga vaatame siis kõigepealt, mis on see hetkeseis, kus sina esimese grupi vaataja praegu viibid. No nii, väga selline, kuidas ma siis ütlen, konkreetne hetkeseis on sinul esimese grupi vaataja. Suure tõenäosusega sa võid olla kas veemärgi esindaja, see on siis skorpion,
skorpion, kalad või siis vähk. Või see on siis see daam, või sa oled siis kaalude esindaja, see on siis kaalud kaksikud veevalaja ehk siis õhumärgi esindaja, mitte kaalude esindaja. Ja ka selles taros on näha, et siin ta on natukene nagu selline esoteerilise kallakuga persoon, siin kassikene viitab meil alati sellele ja kaalude vahemõistus ka loomulikult segunedes intuitsiooni sisemise kaemusega, sisekaemusega annab sellise hästi hea kombo, analüütilise mõistuse ja hingetaipamise kombo. Ja nüüd te võite olla küll vee- või õhumärgi esindajad, eks ole, päikesemärkidelt, aga ei pruugi seda olla. See on lihtsalt nii-öelda, kui me vaatame isikukaartidena. Aga kui me esitasime küsimuse, et mis seisus te täna olete, head vaatajad, siis seis näitab väga selgelt seda, et te olete kas siis lahkumas või tagasi pöördumas pärast sügavat transformatsiooni või siis minemas just nimelt transformatsiooniks eemale, et võtta vastu otsus, kas minna edasi või tagasi. Ehk siis isikukaartidena ma ütlesin, aga situatsioonina on siis nii, et surm on kindlasti transformatsioonikaart, ei midagi muud. Ja kui me räägime täiskuu taipamistest, siis eelkõige te oletegi situatsioonis, kus te täna olete taibanud midagi enda jaoks ääretult olulist ja te olete liikumas selles suunas, et võtta vastu mingisugune oluline otsus. Kui me küsime siis, et me rääkisime, et meil on ladumine täna täiskuu taipamised armastuses, siis küsikski kohe, mida või keda see otsus võiks puudutada. Nii. Need kaardid nüüd räägivad seda keelt või seda meelt, et ma panen nad ikkagi siia üksteise alla, siis meil mahub pärast hiljem ka rohkem neid kaarte siia juurde. Et tegelikult on nii, et see otsus ilmselgelt puudutabki teid iseennast. Ütleme niimoodi, et väga spetsiifiline seltskond võib olla neid inimesi, kellel on praegu käsil sõna otseses mõttes rõhuasetus on siin praegu rasestumisel, lapse saamisel või vastupidi siis muud lapse saamisega seotud aspektid. Kas te olete jõudnud kohta, kus te tunnete, et teil oleks vaja pere luua ja saada laps? Need on muidugi need inimesed, kes on fertiilses eas. Aga me ei saa kindlasti välistada ka seda gruppi, kes näiteks kaalub lapse võtmist perre. Ehk siis ülempreestrinna või empress tegelikult räägib meile sellest, imperatrinna räägib meile sellest, et see on emaduse, naiselikkuse, kõige sellise isiklikkusega seotud kaart. Head meesenergiad, kes te seda vaatate, palun pöörake see oma mehelikkusesse, oma pere loomisesse, oma isadusse, ehk siis pöörake ümber see, mida ma teile hetkel räägin, kui naisenergiat puudutavad. Ja nüüd, miks siin on ka mingi grupp, nagu ma ütlesin, on laste saamised ja mingi grupp on kindlasti neid, kes praegu kaaluvad aborti. Sest mingil põhjusel teeb see, kui tegemist on rasedusega, teeb see teile meelehärmi, te kaalute seda, aga see teeb teid väga haigeks, see teeb teie südame väga haigeks ja sellepärast te seda otsust kergekäeliselt vastu ei võtta ei saa. Ja nüüd situatsioon ongi selline, et sõna otseses mõttes kõik 3 kaarti puudutavad ainult teid iseennast. Ja kas see on nüüd seotud lapse saamisega või see on veel mingisuguse muu teid ennast sügavalt puudutava otsusega,
siis kindlasti ongi see sama aeg maha teema, nii nagu ma ütlesin. Aeg maha teema, suures osas pere, laste, mis iganega seotud, selleks, et minna transformatsiooni sisekaemusse ja soovitus, et väljuda põhimõttest, võtta vastu otsus, et väljuda sellest suurest kurbusest. Et võtta aeg maha, et kas on see suur kurbus või on see aja mahavõtmise vajadus siin kahelt pinnalt ta tuleb, et kui nii-öelda see puhkus on puhatud, kui te olete väga väsinud rööprähklemisest olnud ja te olete sattunud kohta, pigem suure tõenäosusega te olete sattunud kohta, kus te vajate puhkust. Ja selle puhkuse raames te taastute ja saate siis võtta vastu otsuse juba siis, kui te olete rahunenud. Siin kena tütarlaps, eks ole, istub puu all ja loeb raamatut, ilmselgelt mingit tarka raamatut. Tal on kõrval siin pokaal veini, head veini, ta lubab endale nii-öelda selle 9 mündi paistel peesitada. Ehk siis teil on pea kohal tegelikult 9 erinevat võimalust, kuhu liikuda sellest taipamisest, teadmisest, tegemises. Teil on vaja vastu võtta ainult see otsus. Küsime, mis teid on siis takistanud siiamaale seda otsust või taipamist endale tunnistamast. Teil on olnud mingisugune tõeline, nagu öeldakse, tornimoment elus, mis on teid visanud nii-öelda siruli järele mõtlema sellesse konteksti, et mis siis nüüd õieti saab. Ja kui me räägime armastusest ja siis me siin valdavalt näeme ainult situatsiooni, kuigi siin on tegemist, eks ole, 2 südame valijaga. Meil ei ole mitte ühtegi kaarti, mis viitaks hetkel paarisuhtele. Kui sa vaatad, hea vaataja, paarisuhte aspektist seda ladumist, siis tegelikult tea, et kõik juured on sinus endas praegu. Miks või millisel põhjusel, kui sa vaatad paarisuhet, et miks see ei liigu sinna võib-olla, kui sa tahaksid liikuda. Küsimused ongi selles, sa vaata, kui ilusti kaardid räägivad. Kui see on siin rasedus, uus koht, kuhu sa liigud, uued valikud, kuhu sa tahad liikuda, siis sa oled täiesti enda arvates nii-öelda kuristiku serval, mingisugune torn on lükanud sind kuristiku serva, see on visanud su nagu lapiti maha. Ja mida siis tähendab surm müntide 9 ja ülempreest rinna, mis juba enne ekslikult tuli mulle huulile, tähendabki seda, et see on totaalne sisekaemus, totaalne maailmavaateline asjade ümberhindamine iseenda sees. Vaat sellises kohas oled sina oma armastusega praegu, mu hea esimese grupi vaataja, ja väikestelt nõidadelt ei olegi. Ja vaata, kui huvitav, eks ole, ma võttisin väikeste nõidade taro ja sa jõudsid sinna, et siin võib olla väga palju tarolooge, kes annavad teistele nõu, aga tihti me oleme kõik inimesed, võib-olla ei julge endasse vaadata nii enesekriitiliselt, kui seda peaks. Ehk et teistele oleme me kõik väga varmad nõu andma, aga siin on nagu koht, kus tuleb peatuda ja vaadata enda sisse. Vaatame sellist asja, et kus kohas sina, hea esimese grupi vaataja, kus kohas sina nagu oled selles past life oraakli mõttes. Past life oraakli mõttes ehk siis selline oraakel, mis siis nagu näitab, et kus sina, tuli nüüd välja. No ma ei saa sinna mitte midagi teha, sellepärast et ma jõudnud segada, see kaart juba iseenesest hüppas välja. Ehk siis eelmises elus
mu hea esimese grupi vaataja, oled sa olnud kas munk või nunn, sõltumata sellest, mis energia sa oled, naisenergia või meesenergia. Eelmises elus oled sa olnud kas munk või nunn ja sellest tulenevalt siin võib isegi olla, vaat kui mul see soo teema nagu tõusetus, eks ole, siis mulle millegipärast tuleb läbi praegu see informatsioon, et vaatavad ka need inimesed, kes tunnevad, et nad on kas tulnud siia maailma vales kehas, kas siin on mingisugune, ütleme, transpersonaalne aspekt veel, kas siis selle sõna otseses tähenduses, või te tajute, et teis on näiteks, kui te olete naine, meesenergiat nagu nii palju, et te ei leia üles oma naise alget või vastupidi, kui te olete naise mehed ja teis on jälle tunnete, et naisenergiat on liiga palju ja on tekkinud kahtlusi, et te nagu ei ole see, keda teilt oodatakse olevat, ehk siis te olete nagu kaotamas usku iseendasse ja sellest ka see tornimoment, et kui me rahulikult ei suuda nii-öelda rattalt maha tulla, siis alati tuleb mingisugune tornimoment elus, ehk siis kõik vana nii-öelda kas siis põleb ülekantud tähenduses või variseb kokku rohujuure tasandini välja, selleks, et alustada täiesti otsast pärast seda tugevat sisekaemust ja siin on see seotud just nimelt teie isikuga või isiksusega. Et väga selline kõnekas nagu, kuidas ma ütlen, täiendus tuli selle eelmiste elude oraaklilt. Aga siis vaatame korraks, mida siis Juura oraakel teile ütleb. Mida Juura oraakel teile ütleb kogu selles tohuvapohus, et kuulge, et mis siin siis on lahti, et vaatame, mida siis Juura oraakel nagu teile põhimõtteliselt ütleb. No palun. Juura oraakel, minu imetabane ja kallis autoritööna valminud Juura oraakel ei ütle mitte midagi muud, kui tegelikult kõike seda, mida need kaardid on juba eelnevalt ka rääkinud. Usk, lootus, armastus. Vaata, me oleme siin armastuse ladumisel. Ehk siis ära kaota usku, looda ja armastus ongi muideks lahenduse võti. Sõltumata sellest, kas sinu armastus on seotud iseenda armastusega ja iseendasse usu kaotamisega või iseenda lootusetuse tundega, nagu siit nagu kohati tundub, eks ole. Või on see seotud kellegi teisega läbi sinu iseenda, siis palun ära kaota usku, ütleb Juura oraakel. Just täiskuu on see, mis annab sulle jõudu, powerit, taipata neid taipamisi, mida sa nagu tegelikult päriselt vajad. Vaatame siis korraks tootemlooma oraaklilt juhiseid kontekstis. Kes või mis oleks sinu tootemloom või mingi sümbol, mis võiks sulle nagu jõudu anda või mis see sõnum nagu siin on? Nii, väga põnev. Siit tuleb välja kaelkirjak, keda peetakse või mis on visionääri sümbol. Ja jälle me oleme selle koha peal. Sa pead looma endale selge visiooni ja kasvama sõltumata sellest, kuhu sa täna, millisesse kohta sa täna oled omadega jõudnud. Sul seisab ees totaalne kasv ja ma julgen just väita, et see on esoteerilises tähenduses, see on sisevaatelise tähendusega nii-öelda teekond, sest sa oled
tegelikult võimeline võtma ise enda sees vastu õiged otsused ja leidma ülesse armastuse iseenda südamest. Ma kuulen ja tunnen praegu, et siin on seltskond, kes natukene nagu tuleb läbi see, et kuna see fertiilsus ja laste saamise iga ja kõik sellised asjad, siin ma kuulen vastuväiteid selles aspektis, et inimesed, kes vaatavad, osa inimesi, kes vaatavad, nad ütlevad, et no mis lapse saamisi, ega siis üksinda ei ole võimalik last saada, mis jutt see on? Või üksinda ei ole võimalik peret luua, see ei ole nagu täisväärtuslik pere, või siis meesenergia, kes tunneb, et ta mingil põhjusel ei ole saanud luua seda peret või eostada seda last või mis iganes see on, siis igal juhul on nii, et kõik blokeeringud, hea vaataja, mis iganes probleem sinul praegu on, need on seotud sinu enda sisemise transformatsiooni vajadusega. Sa ei pea enam mõtlema, nagu sa oled siin, kui sa oled kaalude naine, sa ei pea enam mõtlema sõna otseses mõttes selle peale, et noh, kuidas ratsionaalselt asjadele läheneda. Et sa oled nagu peaga nii palju juba ära teinud, et vaatame korraks, kuna sa oled ka siin tulnud nagu esoteerikuna välja ja väga, see ei tähenda seda, et sa pead avalikkuses seda olema, sa võid olla ka iseenda sees esoteerik ja tegeleda kaardiladumisi ja loomulikult te kõik võite tulla lahkesti minu töötubadesse arendama seda oskust, et kui teil on selleks huvi, miks mitte. Vaatame korra nende samade nõidade oraaklilt, targa nõia oraaklilt, mis on sinu, et selline uhke oraakel, mis on sinu siis soovitus praegu, mida siis sina peaksid nagu tegema. No mis soovitus on? Palun, kas saab jälle, no uskumatu, eks ole, erinevad kaardipakid. Siin on visionäär ja siin on visioon. Vaata vastuste saamiseks palun oma sisemaailma, sisevisiooni ja hoia seda sihti silme ees. Tahate te seda kuulda või ei taha seda kuulda, aga kaardi sõnum on ääretult ühene ja siin räägitakse sõna otseses mõttes sellest, et kui sa enda sees mingisugused kivistunud dogmad, arusaamad, mingisugused üldsusele sobivad põhimõtted, aga sinule mitte sobivad põhimõtted suudad nii-öelda ümber mõtestada, ümber tunnetada, ümber taibata ühelt poolt, teiselt poolt enda seest oma visiooni üles leida, maakeelis väljendudes, iseennast enda seest üles leida, siis küsime, mis ütleb lõpuks siis see romantika ja armastuse oraakel sulle nii-öelda, millega ta siis punktikese paneb sinule, sinu sees. Nii kaua, kui ma segan seda kaardipakki, nii kaua ma ütlen seda, et sina esimese grupi vaataja oled väga oodatud praegu minu töötuppa, sest tundub, et minu töötoa teema selles töötoas, mis nüüd hakkab olema, 14. detsember, see töötoa teema, no kui sa mingil muul ajal vaatad seda ladumist, siis tea, et see on alati aktuaalne. Kui sa seda nagu nupukest vajutad, siis võib-olla sa vaatad seda hiljem, kui see töötuba on juba toimunud. Ära lase ennast sellest ehmatada, see ei tähenda seda, et see ladumine on automaatselt tühine, ei ole. Sina lihtsalt oled vaadanud seda hiljem ehk selles ajahetkes, kui sa oled sellesse kohta jõudnud. Aga nendele, kes vaatab nüüd seda ennem, ehk siis vahetult täiskuu ajal või täiskuu on meil siis 5, aga kindlasti on täiskuu väga nii-öelda tegus ja tegev ka 3 päeva enne ja 3 päeva peale seda 5. detsembrit. Ja kui sa vaatad sellel ajal, siis sa jõuad näiteks tulla veel minu
töögruppi, Pärnu konstellatsioonide töötuppa, kus me saame otsida selle sinu visiooni või selle takistuse või blokeeringu, miks sa oled sattunud mingis mõttes praegu enda sees nagu tupikusse ja tegelikkuses, mis siis armastuse oraakel ütleb? Ta ütleb niimoodi, et siin ongi tegemist nagu mingisuguse nii-öelda suhtetemaatikaga, mis on sind sinna ajanud, kust sa ilmselt võib-olla soovidki ära kõndida. Ja probleem seisab siis selles, et sina oled võib-olla sellest suhtest lootnud või tahtnud enamat, aga see on olnud sõbra suhte tasand. Ja see ei pruugi mitte kunagi või õigemini sa oled juba ise aru saanud, et ilmselt see ei kasva üle armastuseks, selle sõna mehe ja naise või siis paarisuhte mõttes armastuseks, mis oleks siis reproduktiivselt jätkusuutlik. Ja see on ajanudki sind sellesse nii-öelda sisekaemusse ja seda kinnitab lõpuks ka see teine armastuse oraakli kaart, et tegelikult, kallis vaataja, armastus lausa õitseb sinus. Sest sul on tohutu karisma, sa oled karismaatiline ja šarmikas isiksus. Sa oled lihtsalt ennast hetkel natukene kaotanud, alla surunud, norgu jätnud ja sulle soovitus on leida üles need blokeeringud enda sees, puhkeda uuesti õide ja siis saab alles vaadata, kas sa lähed edasi või tuled sa tagasi või mis otsuse sa siis nagu võiksid vastu võtta. Vaat sellised taipamised siis täna esimesele grupile. Ma loodan, et sellest oli sulle abi. Ma loodan, et sa oled julge tulema nüüd töögruppi, kui sa tunned, et sa ei saa ise hakkama selle probleemi lahendamisega. Ja seal on veel võimalik saada ka isiklikku tööd. Väga soovitan, sellepärast et praegu täiskuu igatepidi soosib seda niisugust, kuidas ma ütlen siis, mitte nüüd võib-olla ei kõla hästi, aga küllalt turbokiirusega liikumist, et kui sa oled juba kaua siin olnud, siis põhimõtteliselt sa ei jaksa enam väga kaua oodata, eks ole, siis täiskuu on just see aeg, kus tasub teha neid plaane ja liikuda siis selles suunas, kuhu sa põhimõtteliselt liikuda soovid. Vaat selline sai siis esimese grupi ladumine ja mina tänan sind ja kui sulle see sobis ja kui meeldis ja kui sa said abi, siis ma olen väga tänulik, kui sa paned pöidlakese püsti, jagad seda videot ja loomulikult oodan ma sind näha kas siis enda privaatvastuvõtul, minu andmed on kõik www.konstellatsioon.com kodulehel olemas ja Pärnu konstellatsioonide grupis. Nii et kohtumiseni kas siis siin või isiklikult ja mina liigun edasi teise grupi juurde, kelleks ei ole keegi muu kui Juura oraakli grupp, ehk siis Juura oraakel on minu autoritööna valminud ennustuskaartide pakk, kus sa saaksid siis iseendale panna kas siis argielu ehk siis praktiliste küsimustega seotud vastuseid või ükskõik mis eluvaldkonnas, kui sa oskad neid ka tõlgendada. Ja Juura oraakel on praegu saadaval veel minu enda käes, veel hästi varustatud Apollo raamatukauplustes ja loomulikult ka Pärnus veel, Riia, Maris ja Mahemandalas. Ja kui sa vaatad seda, ma ei tea, 2 aasta pärast seda videot ja ütled, et oi, no mis Juura oraaklist siin jutt, et enam ei ole midagi saadaval, siis tea, et see ei tähenda mitte midagi. See osa lihtsalt sind ei puuduta, aga kõik muu, kui sa oled seda sattunud vaatama, on sinu jaoks ilmselgelt aktuaalne. Nii et vaatame, mis hetkel sina, hea teise grupi vaataja, praegu oled. Mis seisus või kus kohas sina praegu iseendaga oled.
nii, see on täiesti uskumatu. Tahate te seda uskuda või ei, aga noh, kui te nüüd tõesti tahate kontrollida, siis keerake eelmine video tagasi ja te näete, et nii nagu esimesel grupil tuli tornikaart, nii ka teisel grupil tuleb tornikaart. Kui seal oli karikate 8, mis näitas just nimelt seda armastuse, kuidas ma siis ütlen, armastuse sündmuste ümber hindamist siis iseenda sees või ümbritsevas maailmas, siis siin näitab see seda ja seal oli mõõkade 4 ja siin on samamoodi mõõkade 4. No täiesti müstiline. Ainult, et siin, kui seal oli sisekaemusega tegemist, siis siin praegu tundub, et siin on sind, mu hea vaataja, teise grupi vaataja, ajanud sellesse jõuetusse positsiooni pärast selle torni. See tähendab seda, et mingisuguste väliste sündmuste, jällegi mingi situatsiooniga siis purunemist, lõppemist, võib-olla natukene raputamist, eks ole, torn raputab, kui ta seal hakkab varisema. Ja seda kõike vaatamata sinu tublile tööle. Vaatame siis, et millega või kellega see töö on seotud, sest tegelikult kui me räägime tööst ja müntide 8, siis meil ei ole praegu suhte ladumine, et me saaksime öelda, et see on töösuhte kallal. See võib puudutada ükskõik mida. Mündid tavaliselt tähendavad usinat töötegijat ja müntide 8 tähendabki seda, et sa oled olnud väga usin töötegija selle sõna kõige paremas mõttes, kas siis suhtes või päris oma kutsetööl. Vaatame, mis sind sinna torni momenti on siis nagu ajanud. Ja jällegi samamoodi nagu esimesel grupil, täna on kogunenud kokku inimesed kõik, kellel on valdavalt analoogsed probleemid, nagu ikka, kui me tuleme töötuppa, siis meile kogunevad ka alati need inimesed, kellel on analoogsed probleemid. Mis siis siin on? Palun, samamoodi surmakaart, transformatsioon. Täpselt samamoodi mõõkade 6, nagu seal teises oli. Ehk siis liikumine või äraliikumine, eks ole. Kas siis nüüd teise kaldasse või siis kusagile tagasi, siin pigem näoga mingisuguse hierofandi juurde tagasi liikumine või tema juurest ära liikumine. Küsime, kas siin on nagu selline tunne või tuleb läbi praegu selline asi, et see grupp on nagu need inimesi, kellel on võib-olla suhtes mingisuguseid probleeme. Siin on suhe saanud mingisuguse raputuse. Ma küsin korra, kas see on tegemist suhtega? Kas siin on suhteprobleem? Ma küsin korra seda kuldselt tarolt. Kas siin on tegemist suhteprobleemiga? Siia paneme suhteprobleemiga. Või on see siiski mingisugune tööga seotud probleem? Mis siin on? Kas siin on tegemist suhteprobleemiga? Jah. Või tööprobleemiga? Ei. Töö tuleb siis nii-öelda tuules järgi. Aga karikate 4 räägib selgelt seda keelt ja siin on teine 4 või see hierofant on ülempreester. Hierofant räägib meil mida? Siin on mingisugused kivistunud arusaamad, millest sinu partner ei taha midagi kuulda ja sina oled otsustanud võtta oma lapse ja tegelikkuses minna ära. Seesama hierofant pakub sulle mingisugust võimalust, aga sina ütled niimoodi, et siin niikuinii mitte midagi ei muutu. Et kõik läheb nii, nagu on olnud kogu aeg mingisugusel rattal ikka samamoodi, et kõik lubadused jäävad samasugusteks ja siin on nagu tegemist selle partnerluse mõttes sellise väga konservatiivse partneriga, kes ilmselgelt ei tagane oma vaadetest, ei tagane oma põhimõtetest
Ja siin on tegemist niisuguse empaatilise ja samas targa naisega, kes tunneb, et see, kuidas öelda, need dogmad, need põhimõtted, printsiibid on nagu ajale jalgu jäänud ja vajaksid tegelikult transformatsiooni. Aga küsime siis niimoodi, et mida siis Taro arvates see suhe, kus sa täna siis oled, ja siin ei ole tähtis, kas sa elad koos, kas sa oled abielus, kas see on sinu eks või praegune, igal juhul siin on tähtis see, et kaks aspekti. Üks seltskond on täpselt need, kellel on laste ja perega seotud suhte kriis. See võib olla ka nii, et sa oled oma partnerist ammu ilma lahus, aga te näiteks peate mingit elatise või lapse hooldusõiguse küsimust lahendama. Ja te ei leia sealt ühist keelt. Ta pakub teile variante, mis teile nagu ei sobi, sest teile tundub, et need viivad samasse probleemirägastikku tagasi. Teine seltskond on need, kes elavad koos ja neil on ühised lapsed. Ja kas elavad või suhtlevad või mis iganes, eks ole. Ja seal ei saa selles osas nii-öelda peremudelis konsensusele, kuidas täpselt seda peaks toimetama. Ja kolmas seltskond on siis ilmselgelt need, kes ootavad ja tahavad mingisugust muudatust pereliikumise suunas või pereloomise suunas, aga asjad ei liigu selles suunas. Pakutakse mingisuguseid selliseid teie jaoks mõttetuid karikaid, mis nagu põhimõtteliselt mitte kuskile ei vii, eks ole, et viivad tegelikult teie hinnangul ikkagi sinna selle suhte lõppu. Et võt selline sisekaemus on praegu huvitaval kombel siis nüüd väga sügav sisekaemus, muide on Juura Oraakli grupil. Ja ilmselgelt ma teile soovitakski selle Juura Oraakli endale soetada, sest mis siin toimub, kui siin on tegemist selliste probleemidega, nagu praegu kaardipakist läbi tuleb, siis põhimõtteliselt on niimoodi, et ilmselgelt vaatame, mida Juura Oraakel ütleb. Et siis see võib varem või hiljem juriidilise probleemini füüsilises maailmas viiagi, et te peategi lahendama mingisuguse juriidilise probleemi, kui see puudutab nüüd selliseid küsimusi, nagu ma enne mainisin. Ja selleks on ju Juura Oraakel ideaalne abimees. Küsime, kuidas Juura Oraakel soovitab või mismoodi te peaksite suhtuma sellesse probleemi lahendamisse hetkel. Näed, Juura Oraakel ütleb, et hetkel on niimoodi, et selle inimesega, kes iganes see partner on sul, vaidlemine mitte kuskile ei vii. See on tühi töö ja vaimu narimine. Öeldaksegi niimoodi sulle selgelt. Jäta kõik sinna paika, tegelikult nagu Taro ka ütleb, et näed, võta oma laps või asjad või mis iganes, kui sa oled nii otsustanud enda jaoks ja liigu teise kaldasse. Et see paratamatult varem või hiljem, ütleme, siin on need karikad ikkagi, 2 karikat on sul käes veel, ma pigem arvan, et need võib-olla ongi need sinu lapsed näiteks, aga 3 karikat on kuskil eemal ja te olete nagu võõrandunud selle inimesega, sest ta istub tegelikult nagu kivikuju sellel oma troonil, ta ei liigu edasi, ta ei liigu tagasi ja varem või hiljem selline situatsioon saab oma orgaanilise lõpu. Aga pidage meeles rangelt seda, et kaardid ei anna mitte mingeid juhiseid, vaid kaardid kajastavad nii-öelda alateadvuse hetkemomenti. Niipea kui teie otsustate kuidagi teisiti teha, nii ka see hetkeseis muutub. Nii et ikkagi ja jällegi tuleb rõhutada seda, et enda seest peate te üles leidma õige vastuse ja kui te selle leiate, siis Juura Oraakel kinnitab, et sa oled kaitstud, hoitud ja põhiline on see, et ära pelga raskusi,
ära kahtle, et sa hetkel nagu natukene nagu kahtled, et mõtled, et ei tea, kas ma ikka vean välja, kui ma praegu nüüd otsad lahti tõmban, eks ole, et kas ikkagi nagu ma saan sellest jagu ja kas ma nagu saan hakkama, on ju. Et vaatame korraks, mida see tootemlooma, võtan teise oraakli veel siit abiks. Ja see on siis nüüd see, et milline tootemloom võiks sulle abiks olla. No see on see, et kui sa näiteks nõustud selle sõnumiga, mis sealt tuleb, siis sa võid seda sümboolikat kanda, sa võid leida endale mingisuguse sellise sümboolse eseme, et iga kord, kui sa seda vaatad, siis sulle tuleb meelde, mida sa peaksid tegema või võiksid nagu teha, eks ole. Nii, ja mis sinule tuleb? Sulle tuleb meister. Ja sa oledki spirituaalsel teekonnal. Ja näed, siin on kotkas. Kotkas on see sinu sümbol praegu. Et näed, siin sa üritad seda mööda seda redelit ronida, kuidagi step by step tehes igasuguseid järeleandmisi mööda seda lipikestest ja lapikestest kokku lapitud redelit, aga siin on ju selge, et mööda seda sa üles ei roni. Mida sa pead tegema? Sa pead tõusma lendu nendelt rusudelt, eks ole, ja tõusma taevasse, sest sa oled võimas kotkas tegelikult ja sul on väga tugev hing või vaim. Ja tegelikult on nii, et sa võiksid olla ise see, kes teisi inspireerib, mis võib olla juhtumisi ka nii, et äkki sa oledki sellel teel, äkki teil ongi nii-öelda kaaslasega probleemiks, et teie maailmavaatelised nägemused on radikaalselt erinevaks muutunud. Tema on jäänud, nii nagu siit tegelikult läbi tuligi, ausalt öeldes. Tema istub nagu kivikuju oma konservatiivsetes vaadetes, ei usu mitte millessegi peale selle, mida ta käega katsub. Teie tahate lennata kõrgustesse, teie usute, et kusagil oli ka eelmised elud, kus võib-olla pandi meie olevik või tulevik paika, aga vaatame eelmistest eludest, mida te siis usute, mida te nagu arvate, et mis see eelmiste elude sõnum siis teile nagu on või mida te sealt siis nagu eelmisest elust kaasa võtsite. Nii, eelmistest eludest see viitab väga selgelt seda, et see probleem, mis täna on, see on seotud suguvõsa või siis suguvõsa probleemiga. Ja teine kaart, mis siia juurde välja tuleb, on kohe see istub ka puu all, pane tähele, see istub ka puu all siin, näed, ja puu tuleb siia kõrvale. Sugupuu ehk siis see, mida sa täna siin koged, sa oled selle võtnud kaasa nii-öelda suguvõsa süsteemist, arvates, et sa pead järgima ja tegema nii, nagu sinu suguvõsas on tehtud. Väga trafaretne ja selline igapäevane nägemus siis see, et meil on ju peres kõik olnud niimoodi, et mis armastuste taga ajate. Läbi aegade on meie põlvkonnas ikkagi mindud abiellutud, hakatud koos elama, saadud lapsi ja armastus ongi ülehinnatud. Näiteks selline mingisugune mantra, mis käib sinuga kaasas. Ehk et jällegi teise grupi inimesed, kes te praegu vaatate, te olete kuskil mingi nii-öelda mantra küüsi langenud, suguvõsa mantra küüsi langenud ja kordate kellegi mustrit ja tegelikult jällegi teile ütlen, et kui te vaatate seda hiljem, siis vaatate hiljem. Aga kui te vaatate seda nüüd täiskuu ajal, siis põhimõtteliselt või mõned päevad pärast seda, siis 14. detsember saate teie tulla oma suguvõsa mustreid muutma. Mul on veel 2 isiklikku tööd saadaval. Ja näed, eelmistest eludest öeldakse sulle veel seda. Kas lahku või reisi? Näed, paigal seisu ühelgi juhul ei soovita, aga hetkel sa oled jäänud paigale.
eelmistes eludes sa oled olnud ikkagi ka kogu aeg valikute ees, kas lahkuda või reisida ja tagasi tulla. Ja täpselt niimoodi sa oled sellesama dilemma ees ka hetkel, aga tegelikult sa oled seesmiselt hoopis teistsugune, selle sõna kõige paremas tähenduses. Sa oled võimsam oma sugupuu esindaja, sellepärast sind see ävarik redel ka ei kanna, sest sind kannavad sinu enda tiivad. Aga sa pead leidma endas üles selle jõu. Ja siin rõhutab ka seda jälle ka teine grupp tuleb sellega läbi, et selline tunne, et nagu selline esoteerikute punt jälle ja nägijate ja tajujate inimeste grupp. Vaatame, mis targa nõia oraakel siis selle peale ütleb, et mis sellel sinul siis on vaja teha. No palun väga, mis ta ütleb siis? Nii ütlebki, sa pead tegema julgelt enda sees selle transformatsiooni ja läbi selle otsuse talitada oma südame järgi. Ja mitte kellelgi ei ole õigust sulle öelda, kuidas sa elad või kuidas sa ei ela. Ja tihtipeale me konstellatsioonis, et oleks kergem lahti lasta, siis me kasutame sellist vabastavat lauset, et palume suguvõsa esiemadelt nagu andeks, et me teeme nüüd natuke teisiti kui siis, kui võib-olla maailm loodi, eks ole, sest elu liigub paratamatult edasi. Aga vaatame siis, kuna siin ka kaudselt see armastus viib meid nii-öelda armastuse viljade ehk siis lasteni ja suheteni ja nii edasi. Vaatame, mis siis juhtub, kui sa teed läbi oma transformatsiooni või mis soovitus praegu oleks siis armastuse oraakel. No näed või? Näed siis nüüd. Et sa pead leidma seikluse enda sees, soovi, vaata nüüd palun, jah. Sa oled seikleja, sa oled liikuja, sa oled kotkas, sa oled, kui sa oled naisvaataja, siis sa oled imeliselt kaunis naine. Ja sa võid siis, kui sa teed läbi transformatsiooni, liikuda julgelt ka kaaslasega. Ehk sa tegelikult saad endale siis ka sõna otseses mõttes kaaslase, kellega liikuda. Ja sa võid kohata uut armastust. Nii et eelkõige siis ära karda enda sisse vaadata, neid muutusi läbi teha, sest täiskuu praegu soosib seda igast aspektist. Ja kui tunned, et ise ei oska, ei saa hakkama, siis oled lahkesti oodatud minu töögruppi, kas siis gruppi või individuaalselt. Nii et sellega sai siis minu teise grupi ladumine täna ühele poole ja loodan, et sellest oli teile abi. Ja mina nüüd tänan teid ja palun siis, kui teile meeldis, panna siis väike pöidlake püsti, jagada seda videot. Loomulikult, kui soovite, siis kohtume konstellatsioonis või minuga privaatsetel kaardiladumistel, kui teil on vaja täpsemalt veel selgust asjadest saada. Igal juhul mul on hea meel, et te olete, sest miks ma muidu siin neid ladumisi üldse teeksin. Nii et suur aitäh teile, Juura-Oraakli grupp ja teine grupp ja mina liigun siis nüüd edasi kolmanda grupi juurde, kelleks on siis 2 šokolaadisüdant. Ja vaatame, mis seisus oled sina, ma hea šokolaadisüdamete grupi vaataja. No nii, nüüd on siis jällegi nii, et ma ei saa ju rääkida midagi muud kui seda, mida kaart näitab.
Ja see, kes kaarte tunneb, see saab ju aru, et sauade 10 ongi raskuste kaart. Ja sa oled hetkel omadega raskes kohas. Aga lohutuseks ma ütlen sulle, mitte kellelegi ei anta rohkem, kui ta kanda suudab. Mitte kellelegi. Ehk siis need raskused on tulnud selleks, et neid ületada. Küll aga sa oled kuskil mingisuguse saatusliku ratta sisse sattunud, ehk siis kui me räägime sellest, et isikukaardist karikate kuningannast, siis see on kas vähk, skorpion või kalade tähtkuju esindaja ühelt poolt isikukaardina. Aga teiselt poolt, kui me vaatame seda ja küsime, et mis kohas sa täna oled, siis tundub, et sa oled täna situatsiooni ees, mis kogu aeg sa oled ikka ringiga tagasi ühe ja sama probleemi ees, mis puudutab nüüd armastust, just nimelt armastust. Ja tundub, et ükskõik kui palju sa ka ei panustaks või kui naiselikult sa ka enda arvates ei käituks või ennast ei hoiaks või ei jagaks kõike seda, mis sul on. Kuidagi nagu ei piisa, et sa oled nagu kogu aeg mingis samas kohas tagasi. Põhimõtteliselt siis nagu orav rattas. Just, ja sa tunned, mida? Sa tunned hetkel praegu, et see oleks nagu mingisugune kohtumõistmine või mingisugune selline, kätte on nagu jõudnud mingisugune hetk, kus sa tahaksid sellest rattast välja hüpata ja teha siis mingisuguse lõpliku otsuse. Ehk siis 10 ja 2 korda 10, ehk siis 20 lõpliku otsuse, sinna on veel üks samm jäänud, tegelikult 21 oleks siis maailm, aga sa oled jäänud nüüd nagu see poodud mees ühe jalaga rippuma ja soovitus on see, et sa peaksid maailma nagu selle ratta lihtsalt ümber pöörama ja jääma näoga ülespidi, peaga ülespidi, mitte vaatama, nagu see kaart on enda jalgade ette või kuskile sellesse situatsiooni kinni. Ja eraku kaart ütleb, et sinus on hästi palju mõistust, tarkust ja nii edasi. Ja ilmselgelt selleks, et sellesse otsustusse jõuda ja see sauade 10 endalt maha heita, sa peaksid eralduma askeesi. Ehk siis tulema sõna otseses mõttes sellest rattast maha selleks, et teha tööd iseendaga. Nii, aga millega see sinu probleem siis, täpsustame üle, millega see siis nagu seotud on? No ma ei tea, see on nii nagu täiesti kummaline, et kuidagi kõik lähevad täna kuidagi ühte aukku. No ütleme niimoodi, et siin on jälle tegemist imperatrinnaga, kes on naiselikkuse võrdkuju. Kui me räägime siin isikukaardina kalade ehk siis karikate kuningannast, siis nad on selles mõttes sarnased, et nii karikate kuninganna kui ka imperatrinna, nad on mõlemad keisrinna väga naiselikud, empaatilised, võimekad. Nad on head emad, nad on mida kõike. Ja sinu probleem ongi sellega seotud, et ma korraks täpsustan üle. Jah, no jälle, täitsa uskumatu lugu. Ma ei tea, kõik kolm, te võite ükskõik millist ladumist vaadata, põhimõtteliselt väikeste nüanssidega on igal pool üks sõnum ja isegi ühed ja samad kaardid. Ühesõnaga, sa kaalud praegu kogu oma täiuslikkuse juures. Vaja on teha otsus, vaja on vastu võtta lõplik otsus ja ma ütlen, et osadel on siin kohtukeis ka veel käimas, sest siit tuleb ka mõõkade kuninganna. Ehk siis sa pead tegema võib-olla juriidilise otsuse, kas ja kuidas lõpetada see situatsioon, mis sulle praegu rahu ei anna. Ja see võib olla seotud suhtega. Tundub, et see suhe on selline, kui me räägime siin,
isegi partner võiks olla mingisugune noorem sauade baas, siis noh, ilmselgelt ta ei küüni sinu tasandile, see sinu partner. Et ta on ebaküpsem, ta on, ütleme, nii palju need ladumised erinevad, et kui eelmises oli selline jäigastunud ja selline konservatiivsete vaadetega keiser ja ülempreester, kes nagu ei kaldu ei paremale ei vasakule oma dogmadest, siis siin vastupidi, tundub, et sinul on vaja järele vedada partnerit, aga sa oled väsinud sellest järele vedamisest põhimõtteliselt. Ja sa tahadki teada, et kas lõpetada see ära või siis mida teha. No ütleme niimoodi, et kaardid ei anna sulle kunagi selles kontekstis üheseid soovitusi. Küll aga kaarik ütleb seda, et sul on aeg liikuda. Kuhu sa liigud, see on sügavalt sinu enda otsus. Aga hetkel tundub, sa näed ise. Sa oled jäänud rippuma üht jalgapidi selle situatsiooni külge ja see ei ole jätkusuutlik. See teeb sulle endale nagu, see koormab sind iseennast liigselt, sa ei taha seda enam. Ja ka sa muidu ei oleks seda tulnud vaatama, seda ladumist, kui sa oleksid kõigega rahul, eks ole. Nii et tegelikult kaart kinnitab sulle seda. Aga vaatame korraks huvi pärast, et eelmises elus, kas tuleb mingisugune sõnum sulle eelmistest eludest? Et võib-olla on seal mingi vihje, miks sa täna oled sellesse situatsiooni sattunud, kas sa äkki mingeid võlgu tasud enda elust või miks see muster on selline, kus sa täna oled? Vaata, mis on. Sa oled olnud ilmselt, kui siin nagu me räägime sellest, et vaata, siin on hästi pehme ja naiselik naine ja siin on siis rüütelkond. Siin on nüüd nii-öelda võlukepp või sau püsti, siin on mõõk püsti, siin on sau, aga vaata, mis vastuolu siin on. See partner, kes sul täna on, see ei anna rüütli mõõtu välja ja see paneb sind nagu kaaluma, mõtlema, et kas liikuda siiski ja otsida seda päris enda rüütlit. Et sa juba algselt, et kui sa tuled välja sellise naiseliku, ürgnaiseliku energiaga naisena või siis vastupidi, kui sa oled meesvaataja, meesenergia, siis sina oled väga alfa, väga sellise meesenergiaga inimene. Siis sa kindlasti polaarsuse mõttes soovid endale partnerit, kui sa oled siis tugev alfa mees, siis sa tahad endale vot sellist kuningannat, õhkõrna, naiselikku. Ja vastupidi, kui sa ise oled ürgnaiselik naine ja võimeline andma naisena kõike, mida üks naine mehele pakkuda suudab, seda kõige paremas tähenduses, siis sa tahad endale kõrvale seda rüütlit, kes sind kaitseks, kes sind hoiaks, kes, ütleme nii, kes oleks nagu mees majas, eks ole. Aga vaatame siis, mis on see sõnum võib-olla sellelt tootem looma oraaklilt sulle, et mis see tootem looma oraakel, näed, selline ilus, kaunis. Mis sõnum seal sulle on, et mida või keda sa endast nagu kujutad? Näed, nutikus, kavalus, sa oled rebane. Otsi endale siis üks väike, selge, et üks selline ülimalt naiselik naine, kes suudab jääda tasakaalukaks igas olukorras, temas peab olema väga palju kavalust, sest et ega muidu, kus sa seda siis jõudu ikka võtad. Ja sa oled väga tark. Ja sa tegelikult nii kalade täht kui esindajana, kui nende isikuomaduste kandjana
või siis õhuelemärgi kuninganna ja nende isikuomaduste kandjana sa tegelikult kuulad väga hästi oma instinkte, oma juhatust. Ja sa oled tegelikult avatud uuele suhtele ja inimsuhetele. Ehk siis, kui sa tahad midagi oma elus praegu muuta ja nagu näha on, et sa tahad liikuda uute suhete poole, ütleb see kaart nüüd lõpuks täiesti üheselt, eks ole. Ole siis põhimõtteliselt avatud kõigele uuele ja vaatame, mida see Juura oraakel ütleb sulle siin juurde. Peale selle, et kui sa nüüd tõesti teed teoks selle, mida sa nüüd otsustad teha, vaatad oma sisse, lõpetad selle nii-öelda paigalseisu enda jaoks, käid iseenda sees ära, eralduda skeesi, saad aru, mida sa päriselt tahad ja nüüd sa hakkad liikuma nutikalt, kavalalt, siis mida ütleb Juura oraakel? Ütleb, et su salasoov täitub. Ja ütleb sulle väga ilusasti, et süüta küünal, mediteeri ja ära kellegagi jaga. Selline on Juura oraakli soovitus, millele on muidugi väga raske vastu vaielda ja sullegi on veel saadaval Juura oraaklit hästi varustatud raamatukauplust ja saad Pollo ja minult ka saab seda otse küsida ja www.constellation.com saab ka minuga kohtuda siis ka privaatselt, kui on soovi. Nii et sellised huvitavad arengud ja dünaamikad on praegu 3. grupil. Ja vaatame, kas sinus, mida sulle ütleb ka see targa nõia oraakel, et kuna siin on tegemist väga targa naisterahvaga, ja nüüd see küsimust või meesterahvaga, kes sa seda vaatad, eks ole, et siis nii, mida ta ütleb sulle? Ta ütleb, et valgustumine ongi sõna otseses mõttes käega katsutavas kauguses. Valgustumise periood ja selgus on põhimõtteliselt nii-öelda käega katsutavas kauguses. Ehk siis sa vaatad täiesti õigel ajal seda ladumist, kui sa soovisid kinnitust enda mõtetele, kas liikuda või jääda rippuma. Kas teha saatuslik otsus või jätkata vanaviisi? Siis vastus on päris kindlasti, et jätkata absoluutselt kõigega, mis sa praegu oled mõelnud enda jaoks välja. Sellepärast, et seal saab ainult paremaks minna. Mitte mingisugust kahtlust selles osas ei ole. Ja vaatame nüüd, mida siis ütleb sulle ka lõpuks, kuna me jälle moel või teisel oleme servapidi siin suhetes, nii et armastus ikka inimsuhetega külgneb, piirneb, saab sellest alguse, siis ma mõtlen alguse selles kontekstis, et indiviidi sünniga, see, kes sünnib armastusest, saab ta kaasa ju valguse, armastuse valguse enda sees. Nüüd ise küsimus, kui see vahepeal nagu tundub, et kustub või kaob või ähmastub, siis see on nagu blokeering, mida me peame otsima, miks ta nii on. Ja mida siis armastuse oraakel sulle ütleb? Armastuse oraakel ütleb, et südamevalu on inimkogemuse lahutamatu osa. Ja see läheb mööda. Ehk siis, kui sa praegu käid ka kohut või teed abielulahutust või lihtsalt teed mingisuguse paika paneva otsuse enda elus ja liigud enda südametunnistuse soovide kohaselt,
Ja siis sa võid ühelt poolt, võib-olla oled sa ise haiget saanud, võib-olla sa arvad, et sa teed sellega teisele poolele haiget, siis ära arva mitte midagi, see on selge, et südamevalu käibki eluga kaasas. Kogu aeg ei saa olla lust ja lillepidu, mis ei tähenda seda, et sul oleks midagi suures plaanis halvasti. Ja tegelikult on nii, et kui me räägime siis ikkagi armastusest ja sul on hoopis, siit tuli täiesti uus mõõde, kullake, et kui sinu salasoov on seotud hoopis liikumisega võib-olla kuskile teise riiki või sinu uus armastatu on kuskil, ütleme siis teises riigis, teises linnas, sinust kaugemal ja nii edasi ja nii edasi. Ja sinu sees on väike kahtlus, et kas see töötab omakorda ja võib-olla see on see raskus, mida sa kardad. Kõik variandid on võimalikud. Siis tea, et armastus ei tunne piire. Et ta liigub läbi dimensioonide. Ta liigub läbi isegi eelmiste elude ja ta liigub rääkimata sellest, et füüsilises maailmas on võimalik liikuda. Ja ma pidin kohe küsima sulle 3. kaarti ja palun, mis siit tuleb. Uskumatu lugu, aga 3. grupi vaataja, sinul öeldakse, et ole nii kena ja sina šokolaadi kommisõber. Sinule öeldakse, vii palun oma suhted, on need siis käesolevad suhted, millega sa maadled või tegutsed, või on sul juba uus orbiit, igal juhul moel või teisel, kui sul on praeguses suhetes restauratsioon käsil, siis see paraneb ainult juhul, kui sa viid selle suhte uuele tasandile. Kui sul on see suhe, mis sul on käsil ennast ammendunud, siis sul ei ole vaja karta, et kas uues suhtes midagi tuleb. Kaart ütleb, et sa võid jõuda tanu alla, kui sa seda soovid, sa võid abielluda, sa võid minna vaatamata sellele, et see on kuskil distantsil uude suhtesse, kartmata, et sellest ei tule välja. Ehk siis, kui sa viid asju edasi, kui sa liigud uuele tasandile, siis kõik saab juhtuda. Ja saab ka juhtuda parim. Nii et mõnusat, kena taipamist täiskuu mõttes ja liikuge oma unistuste suunas. Mina tänan teid ja loodan südamest, et me kohtume teiega kas siis isiklikult või juba siis teistes kaardiladumistes.